Reovee uuringu käigus analüüsiti narkootikumide jääke 18 Eesti linna kanalisatsioonis ja mis selgus? Kui me räägime kanepist, siis kanepi tarvitamine on üle Eesti kasvutrendis ja eriti paistab see silma Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Narva linnas, aga ka siinsamas Maardus. Me nüüd siis suurendasime seda valimit, et me lisasime uuringusse siis Jõgeva, Keila, Kuressaare, Põlva ja Rapla ja siis Kohtla-Järve linnaosa, et siis meil uuringuga on nüüd hõlmatud või oli hõlmatud siis 850 000 elanikku ehk siis märkimisväärne osa Eesti elanikkonnast ja niisugused peamised järeldused on needsamad, mis olid ka eelmistel aastatel, et me ei ole veel leidnud linna, kus me ei oleks leidnud 3 narkootilist ainet, ehk siis kõigis nendes 19 punktis, kus me analüüse läbi viisime. 19 linnas me kanepit, kokaiini ja amfetamiini leidsime. Kahjuks ei ole see kasv meile üllatav, nii et meil ei ole põhjust ka meie igasuguse erineva statistikauuringute pealt uskuda, et see oleks alla läinud viimasel ajal. Kas teid üllatab näiteks see, et on välja toodud, et kanepi tarvitamine on tõusuteel ja just eriti, Ahtme linna osas, Kohtla-Järvel, Narvas ja ka Maardu linnas? Ei, see kanep ei üllata üldse ja kahjuks ongi kanepi puhul see, et päris paljud inimesed ei käsitlegi seda enam kui illegaalset ainet, et nad arvavad, et see ongi midagi sellist täiesti tavaellu kuuluvat, et kui meie teeme oma uuringuid, siis kahjuks paneme sulgudesse alati kaasa arvatud kanep viimasel ajal. No seal on see õige Eesti nii-öelda viimase aja trend, amfetamiin ja kokaiin, mis seal lisaks kanepile tuleb, et ka nende puhul on meil näha linnades erinevalt muidugi tõusutendentsi, aga jaa, selles suhtes on see stimulantide tarvitamine samamoodi tõusuteel ja siin ongi küsimus, et kas inimesed teevad seda nii-öelda meelelahutuse eesmärgil või on tegemist juba sõltuvusega, et seal on et seda reoveevesi meile ei ütle, aga need kogused, mis seal on, et seal on kindlasti mõlemad põhjused taga. Silma hakkab ka erinevus Põhja- ja Lõuna-Eesti vahel, kui võib-olla Tartu linn välja arvata. On olemas täiesti sellised piirkonnad, kus me juba eeldame, et sealt tuleb rohkem mingisuguseid aineid, aga vahel need ka üllatavad meid, sest Rakvere on ju alati olnud oma kokaiiniga, et seekord mitte nii, et Igal 5. Eesti inimesel on ärevushäire risk ning enam kui veerandil depressiooni risk on selgunud erinevatest uuringutest. Probleemide korral eelistavad eestlased ise hakkama saada, mitte abi otsida. Just seesama põhjus võibki olla uimastite tarvitamise tõusu taga. Võib ka võib-olla välja tuua selle, et eks palju räägitud võib-olla vaimse tervise mure või kriis, mida on kasutatud juba iseloomustamaks, et ei ole imestatav, et see peegeldub ka mingil määral siis ka uimastite tarvitamise kasvus.